Käsmu külal on Eesti merenduse ja kaubalaevanduse ajaloos silmapaistev koht. Väike rannaküla arenes 3 inimpõlve kestel omanäoliseks meresõidu ja kaubalaevanduse keskuseks. Kalurikülast kujunes peamiselt laevaehitajate, laevaomanike ja meremeeste küla. Käsmulaste laevaehituse ja meresõidu eelduseks on olnud 3 ilmakaarest põlismetsadega tuulte eest kaitstud Käsmu laht. Lahe läänerannal Käsmu küla juures läheb vesi kiiresti sügavaks, mis tegi võimalikuks suurte purjelaevade ehitamise ja veeskamise. Lahesuu laius on 3 kilomeetrit, lahe keskmine sügavus 12 meetrit ja veesügavus lahe suudmes 27 meetrit. Tuulte eest kaitstud savise põhjaga laht oli laevadele sobivaks ankrupaigaks. Purjekate ajastu lõpusajandil oli Käsmu laht Põhja-Eesti tähtsaim purjelaevade talvitumispaik. Tormituulte eest varjumisel ja mere jäätumisel said siin jääda ankrusse ka suured laevad. Külmadel talvedel lasti laevad lahel kinni jäätuda ja kevadel oodati nende vabanemist jäävangist. Käsmu lahel on olnud talvitumas korraga mitukümmend, mõnel talvel isegi rohkem kui 50 purjekat. Käsmu poolsaar on Lahemaa rahvuspargi 4 poolsaarest kõige väiksem. Selle pikkus on 6 kilomeetrit, laius 3 kilomeetrit ja pindala ligi 10 ruutkilomeetrit. Idas külgneb poolsaar Käsmu ja läänes Eru lahega. Käsmu poolsaare lõunaosas asub paarisaja meetri kaugusel Eru lahest 43 hektarilise pindalaga madal Käsmu järv. Järve pikkus on 1 kilomeeter, laius pool kilomeetrit ja sügavus 2–3 meetrit. Vesi järves vahetub pidevalt, kuna sellel on ojadega ühendus nii Eru kui ka Käsmu lahega. Käsmu poolsaare idapoolne tipp on saanud rahvasuus nimeks Vana-Jüri ots. Neeme tippu viib jalgrada, mida mööda minnes möödutakse 2 rändrahnust. Vana-Jüri kivist, millest suurema kõrgus on 5,5 meetrit. Käsmu poolsaare idapoolsest tipust poole kilomeetri kaugusel on merelindude pesitsuspaigana tuntud piklik saar nimega Saart Neem. Kuna saare kallastel vohab kurdleheline kibuvits, kutsutakse seda rahvasuus Roosisaareks, teadmata põhjusel isegi Kuradisaareks. Käsmu poolsaare läänepoolne kitsas tippuosa kannab Palganeeme nime. Siin asus Käsmu rahva jaoks olulise tähendusega õnnekivide kuhi, kuni selle kasutasid Nõukogude piirivalvurid Neeme tipus vaatlustorni ehitamiseks. Pikalt merereisilt õnnelikult kodusadamasse tagasi jõudnud meremehed viisid sinna oma nime ja aastaarvuga kivi tänutäheks, et järjekordne merereis oli õnnelikult selja taha jäänud. Alates 1807. aastast olid Aaspere mõis ja Käsmu küla maad Tellingshausenite aadlisuguvõsa omanduses. Alates 1856. aastast kuulusid Aaspere mõis ja Käsmu küla kindral Johann Eduard von Tellingshauseni surma järel tema pojale, parun Nikolai von Tellingshausenile. 1895. aastal kinkis parun Aaspere mõisa oma järeltulijale Eduard von Tellingshausenile, kellest sai ühtlasi viimane Aaspere mõisnik. Esimesteks suvitajateks Käsmus olid Tallinna kaupmeeste staatusest aadliseisusesse tõusnud Tellingshausenite suguvõsa järeltulijad. 1840. aastal avastas Aaspere mõisa omanik enda jaoks Käsmu suvituskohana ja rajas poolsaare tippu Vana-Jüri otsa lähedale perekonna Suvemõisa. Mõisaomaniku surma järel hakkas Suvemõisa kasutama tema poeg Nikolai von Tellingshausen abikaasaga.
Paruni suguvõsa suvemaja hävis tules pärast teist maailmasõda teadmata põhjusel. Käsmu külarahva kogunemiskohas Kabelimäel asub 1846. aastal maakividest ehitatud kabel. Kindrali kabeliks kutsutud hoone rajati Aaspere mõisniku Eduard Johann von Dellingshauseni matmispaigaks. 1876. aastal maeti kindral kabelist ümber perekonna hauaplatsile Haljala kirikuaias. 1980. aastatel oli kabel armetusseisukorras, kuni see järgnenud aastakümne lõpuaastatel restaureeriti. Kabelis on üles pandud Eve Kase alaline fotonäitus Käsmu inimestest. Püsiasustus Käsmu külas tekkis 16. sajandil, mil siin elas 9 peret. Tolleaegne küla paiknes peamiselt Võrkneeme ja Majakamäe vahel. Käsmu küla oli ridaküla, kus asustus oli koondunud asulat läbiva peatänava ümber. Kunagi Külavahe tee nime kandnud külatänav kannab praegu Neeme tee nime. Sajandite jooksul Kivikülvi maastikul välja kujunenud külatänav oli kitsas. Seda ääristasid suured kivid, millest meeste ja hobuste ramm omal ajal üle ei käinud. Nõukogude ajal õnnestus osa suurtest kividest ehitusmasinate abil eemaldada ja küla peatänavat veidi laiendada. Peatänavalt viivad alla mereäärde kitsad paralleelsed põiktänavad. Liivane ja kivine rannamaa ei võimaldanud teraviljakasvatuse ja loomapidamisega peret toita. Väikestel kivistel põllulappidel kasvatati oma pere tarvis kartulit ja teisi köögivilju. Teravilja toodi sisemaa küladest, kus seda vahetati soolasilgu vastu. Käsmulaste peamine toitja oli meri. Käsmu laht polnud kalarikas, mistõttu käidi kaugemal merel lesta ja räime püüdmas. Käsmulased käisid paaril korral aastas kala püüdmas ka Hamina lähedal olevate saarte ümbruses, kus olid kalade kudemiseks paremad tingimused. Rändpüügiga kaasnes ka soola salakaubavedu, kuna kallist säilitusainet vajati ohtralt silkude soolamiseks. Igal Käsmu perel oli kohustus anda mõisale teatud kogus värsket ja soolatud silku ning vedada randa küttepuid. Kuni eelmise sajandi alguseni oli Keripõllu tee ainus ühendustee Käsmu küla ja sisemaa külade vahel. Enne maanteeni jõudmist oli vaja käsmulastel liikuda hobuvankriga või jalgsi ligi 6 kilomeetrit pehmel ja kohati porisel metsateel. Pinnase tee sai alguse Külavahe teelt, läks üle Kirikumäe ja suundus Käsmu järve suunas, kus kulges järve ja Eru lahe vahelt. Männimetsas oli tee kuivem ja paremini läbitav. 19. sajandil olid Käsmu lahe tipus soised heinamaad. Eelmise sajandi algusaastatel raiuti maha lepik, rajati kuivenduskraavid ja hakati ehitama Piki merekallast kulgevat lahepõhja teed Võsule. Käsmulaste jõukusele pani 19. sajandi esimesel poolel aluse küttepuude vedu Tallinnasse ja soolavedu Soomest. Aaspere mõisal oli 4 suurt puuveopaati, millega Käsmu mehed Tallinnasse küttepuid vedasid. Puud saeti ja lõhuti metsas ning veeti regedega talvel randa. Kevadel veeti puud paatide juurde vette hobuvankritega, kus need ümber laaditi.
Paatidega veeti puud lahel seisvate jaalade ja kaljaste juurde, kus need laeva pardale tõsteti. Käsmu talunikud kogusid kapitaliga telliste veoga Võsu ja Loksa tellisetehastest Tallinna, Peterburgi ja Helsingisse. Tasuvad olid ka tsemendivedu Kunda tehasest ja kartulivedu Soome. Purjepaate hakati asendama nendest suuremate jaaladega, millega julgeti rannikust kaugemale sõita. Käsmulased ostsid esimesed väikesed purjelaevad, jaalad Soomest Hamina laevaehitajatelt. Enamasti 10 meetri pikkune ja 3 meetri laiune jaala polnud kogu ulatuses tekiga kaetud. (1887. aastal oli Käsmu meestel kokku 56 laeva või paati, neist 3 kuunarit, 7 kaljast ja 12 jaalat. Alates 1830. aastast hakati lubama teatud kaupade sissevedu Soomest Eesti kubermangu ilma tollimakse tasumata. See pani aluse vahetuskaubandusele ehk sõbrakaubandusele Soome lahe kallastel eestlaste ja soomlaste vahel. Käsmu ning Soome Hamina kandi talunikud ja kalamehed soetasid vajalikud kaubad neid omavahel vahetades. Ühe paadiga ühel reisil oli lubatud vedada Eestisse tünnitäis soola ja tünnitäis heeringaid. Lisaks purjeriiet, kalavõrke, mett, puutõrva, küünlaid ning soola ja suitsuliha nii palju kui paat suutis kanda. Soomlastele mõeldud kaubad veeti paadi juurde vankritega, tõsteti paatidesse ja sõideti laeva kõrvale, kus need vinnati laeva pardale. Soomlased viisid Käsmust kaasa rukkist, kartulit, hernest ja humalat. Sama paadiga toodi laevalt Soomlaste kaasa võetud kaupu. Kuigi tollivabad kaubad olid mõeldud enda tarbeks, tegid käsmulased neid edasi müües tulusat äri. Lubatud kaubavahetuse kõrval käis ka pidevalt salajane soolaäri. Kuna kohalikel meestel puudusid suuremate laevade ehitamise oskused, toodi Käsmu laevu ehitama Soome laevaehitusmeistrid. 1889. aastal alustati Käsmu küla rannas Soome laevameistrite abiga kaljaste ja kuunarite ehitamist. Laevaehituseks sobilik männipuit veeti talvel regedega kohale kaugemalt, valitud lankidelt. Puud pidid olema sihvakad, sirged ja ilma alumiste oksteta. Laeva ehitus andis tööd nii kohalikele puuseppadele kui ka seppadele. Kuna kohalikel seppadel puudus oskus valmistada ankrukette, ankruid ja seekleid, osteti need sisse välismaalt. Sepa talu peremees Joosep Kristenbrunn alustas 1891. aastal talu rannas oma esimese suure laeva 3-mastilise kahvelkuunari ehitamist. Laeva ehitamisel osalesid lisaks oma külameestele ka Soome laevameistrid. Laev sai oma nime Sepa Joosepi noorema tütre Salme Kristiine järgi. 3 mastiga 36 meetri pikkune kahvelkuunar Salme oli Käsmu ja kogu Virumaa esimene kaugsõidupurjekas, millega hakati seilama ka Atlandi ookeanil. Sõites 23 aastat hiljem Kanadast puidulastiga Inglismaale, hakkas vana laev lekkima. Puidulast nihkus paigast, laev läks kreeni ja pöördus tagurpidi. Meeskonna päästis uppuvalt aluselt mööduv reisiaurik. Joosep Kristenbrunn lasi ehitada oma talu rannas veel 5 suurt purjelaeva. 1899. aastal lasti vette 3-mastiline kuunar Julia, millel olid head purjetamisomadused.
20-aastaselt sai laeva kapteniks laevaomaniku vennapoeg Gustav Kristen Bruun juba enne Käsmu merekooli lõpetamist. Järgmisel aastal valmis Sepa talu laevaehituskohas 2 mastiga kuunar Herniine ja 1901. aastal 2-mastiline mustaks värvitud kerega kuunar Liisa. Laev jäeti 1928. aastal samasse Sepa talu randa, kuniks tormilained sellest jagu said. 1902. aastal lasti vette 2 mastiga kiire käiguga brigantiin Kristenbrunn, mis oli mõeldud rohkem ookeanidel seilamiseks. Ka selle purjeka elukaar lõppes Sepa talu rannas. Võrkneeme ja Majakamäe vahel on rändrah nimega Leemeti kivi, mille külge kinnitati ankruketiga elukaare lõppu jõudnud Käsmu laevad. Joosep Kristen Bruuni viimane laev, 3-mastiline kuunar Anette, valmis 1913. aastal. See oli esimene tsingitud terasest detailidega ehitatud laev Käsmus. 1942. aasta suvel sõitis palgilastiga laev Juminda Neeme lähedal miinile. Laeva hukkust pääses eluga ainsana kokapoiss. Lisaks Sepa talule oli laeva ehituskoht ka Tõnikse talu rannas. Tuleohutuse kaalutlustel oli rajatud sepikoda kaldast kaugemale kärjekastidel sadamasillale. 1890. aastal ehitas talunik Jakob Kaskni oma talu rannas 2 2-mastiga purjelaeva, Kuunari Aleksander ja Kaljase Julius. Käsmu talunik Jakob Sukstorf ehitas Kaevuvalgama laevaehitusplatsil 3 2-mastilist kaljast. – 1899. aastal lasti vette kaljas Polaris. Sellele järgnes aasta hiljem kuunar Edmund ja 1901. aastal kuunar Adina. Tüürimeheks ja kapteniks oma isa ehitatud laevadel oli Käsmu merekooli lõpetanud Eduard Sukstorf. Sajandivahetuseks oli saanud Käsmust Lahemaa suurim laevanduskeskus. Käsmu laevaomanikel oli kokku 49 suurt purjelaeva, millest 6 olid brigantiinid ja pargantiinid, 35 kaljased ja 8 kahvelkuunarid. Käsmu lahel peeti aastatel 1895 kuni 1899 purjetamisvõistlusi, milles osalesid peamiselt kohalikud mehed oma purjepaatidega. Lihtrahvale mõeldud võidupurjetamisest võttis osa enamasti paarkümmend purjepaati. Lisaks käsmulastele elasid purjetajatele kaasa ka Käsmus puhkavad inimesed. Navigatsioonihooajal oli merel kapteni, tüürimehe, madruse või kokana ligi 150 käsmulast. Meremeeste naised tegid kõik põllutööd, pidasid loomi ja hoolitsesid laste eest. Pere toitmiseks püüdsid Käsmu lahes kala peamiselt naised. Vanemad mehed, kellel meresõidud juba tehtud, käisid püüdmas kala kaugemalt. Paljud Käsmu pered harrastasid ühist kalapüüki. Üheskoos lükati suured ja rasked kalapaadid lautritel vette ja ühiste jõududega tõmmati kalasaagiga paadid kaldale. Sageli oli abiks külarahva seas populaarne kooliõpetaja, köster ja majakavaht Toomas Eintrei. Nii kesine kui ka rikkalik kalasaak jaotati osalejate vahel vastavalt panusele. – 1884. aastal alustas 18 õpilasega merekool õppetööd talunik Jakob Kasknile kuulunud Tõnikse talu elumajas.
õpilaste arv hakkas kasvama, mistõttu oli võimatu jätkata tegevust talumaja ühes toas. Koolikomitee esimees Joosep Kristenbrunn lasi ehitada suure 2-korruselise koolihoone ja hakkas seda 1887. aastal merekoolile rentima. Hiljem tehti hoonele juurdeehitus ja katusele lisati õppeotstarbeline vaatetorn. Merekoolis oli 2 klassi, üks lähisõidu ja teine kaugsõidu tüürimeeste koolitamiseks. Kutsetunnistuse saamiseks tuli omada lisaks koolis omandatud teadmistele ja oskustele ka mitmeaastast meresõidupraktikat. Alates 1895. aastast hakati koolis valmistama ette ka kaugsõidukapteneid. Käsmu merekooli juhtis pikka aega kuni 1930. aastani kaugsõidukapten Karl Laarens. Aastatel 1919 kuni 1931 toimus õppetöö endise piirivalve kordoni 1-korruselises kivist hoones. Kohalike randlaste ja meremeeste toetuste tulemusel oli Käsmu merekool õppevahenditega kõige paremini varustatud merekool Eestis. Seoses üleminekuga aurulaevadele hakkas vähenema vajadus laevajuhtide järele ja Käsmu merekool lõpetas tegevuse 1931. aastal. 47 tegutsemisaasta jooksul valmistas merekool ette 361 lähisõidu tüürimeest, 148 kaugsõidu tüürimeest ja 94 kaugsõidu kaptenit. Sama aasta kevadeks olid laeval kaared paigas ja sügiseks tekk peal. Purjeka tallastamine toimus Loksa laevaehitustehase staaplil. Tormilind oli 4 mastiga barkantiinmahutavusega 457 brutoregistertonni. Tormilinnu pikkus oli 45,7 meetrit, laius 10,3 meetrit ja süvis 4,1 meetrit. Heade meresõiduomadustega laevameeskond oli 12-liikmeline. Eesti kõige ilusamaks peetud purjelaev äratas tähelepanu igas sadamas. Mitmel korral purjetati ka üle Atlandi ookeani. Laev sõitis 1937. aasta detsembris Hiiu madala lähedal karile ja vajus tugevasse kreeni. 9 meeskonnaliikmest pääses 6. Tallinna Sadama ujuvdokis laev remonditi ja ehitati ümber mootorpurjekaks. Sõja ajal sakslaste poolt üle võetud laev hukkus 1944. aastal tõenäoliselt Aalborgi lahes miinil. Laeva meeskond suudeti päästa. Käsmu laht oli kodusadamaks kümnetele laevadele, mistõttu lõppes kaubalaeva merereis sageli ankrusse jäämisega Käsmu lahel. Senikaua, kuni laevapere liikmed merereisist puhkasid, seisis laev lahes hoopis ankrus. Tagamaks ohutut sissesõitu Käsmu lahte ja ankrualale oli vaja ehitada tuletorn. Majaka tuli ei pidanud paistma kaugele, mistõttu ehitati väike madal kodutuletorn käsmulaste endi vahenditega. Puidust ehitatud ja valgeks värvitud tuletorn valmis 1892. aastal korjandusest saadud rahadega. Merepinnast 8,2 meetri kõrgune majakatuli oli Eesti kõige madalam ja paistis merel kõigest 6 meremiili kaugusele. Tuletorn on osa Käsmu meremuuseumist, kus võib tutvuda selle eksponaatidega. Algul oli valgusallikaks petrooliumilamp ja valgust koondas dioptriline peeglite süsteem. Alates aastast 1900 töötas tuletorn vilkuva tulega. Hiljem saatis merele valgussignaale atsetüleenil töötav majakatuli, mis andis nähtavuskauguseks 13 meremiili. 1911. aastal asutati Käsmu kaubalaevastiku meremeeste selts
mis alustas tööd merekooli ruumides. Selts oli populaarne, selle liikmeskonda kuulus enamik Käsmu küla elanikest. Meremeeste seltsi uus hoone valmis annetuste toel ja pidude korraldamisest saadud tuludega 1917. aasta lõpul. Seltsimajal oli suur ja avar saal, mis mahutas vajadusel peaaegu kõik külaelanikud. Käsmus tegutses isetegevuslik näitering, toimusid näitemängud ja laupäeviti tantsuõhtud. Tantsuõhtu algas tavaliselt näitemänguga, kus olid osatäitjateks küla näiteringi liikmed. Meremeeste selts tegutses kuni Nõukogude võimu tulekuni, mil seltsimaja natsionaliseeriti ja sellest sai Käsmu rahvamaja. Käsmus pole olnud kunagi tuulte eest varjatud sadamat, kus laevad oleksid saanud silduda sadamasilla või kai ääres. Liikumine kalda ja purjelaevade vahel toimus eranditult paatidega. Vaiadele ehitatud kitsad ning lühikesed sadamasillad madalas vees olid ainult paatide tarvis. Kui mujal nimetati paatide vette viimise ja randumise kohti lautriteks, siis Käsmus ka vaalgamiteks. Aastatel 1923 kuni 1928 valmisid mitmed Käsmu sadamasilla ja muuli plaanid. Võrkneemele pidi rajatama kivimuul, mille lõpus pidanuks olema kärjekastidele toetuv puidust sadamasild suunaga üle lahe. Võrkneemele kavandatava sadamasilla pikkuseks koos kivimuuliga pidi tulema 192 meetrit. 2 meetrit üle veepinna ulatuva muuli peale nähti ette ehitada 9 meetri laiune plankudest tee, mis pidi minema üle sujuvalt sadamasillaks. Lõpuks otsustati siiski rajada sadam Võsule, kus töötasid mitu saetööstust ja tellisetehas. Käsmu rahva jõukuse kasv aitas kaasa uute põlvkondade sirgumisele. Juba väikesena õpetati Käsmus lapsi merd mitte kartma. Isade eeskujul hakkasid Käsmu poisid tundma varakult huvi meremehe ameti vastu. Mängu laevu meisterdades ja ujutades unistasid poisid meremeheks saamisest. Käsmu reederite ja laevajuhtide lastest said enamasti tulevased laevaomanikud, kaptenid ja tüürimehed. Käsmu kirikuhoone valmis algselt kabelina 1864. aastal. 1880. aastatel annetas kabelile kroonlühtri Tõnikse talu peremees Jakob Kaskni. Tema algatusel ehitati 1892. aastal ka kabeliaia kivimüür. Altarimaali kinkis kirikule Joosti talu peremees kapten Preedik Lepni. Köstri ametit pidas kooliõpetaja Toomas Eintrei, kes täitis tuletornis ka järelevaataja kohuseid. Käsmu kirikus on orelimeister Johann Andreas Steini valmistatud Tallinnast Rootsi Mihkli kirikust pärit orel, mis on üks Eesti vanimatest. Saja 60 aasta vanune sakraalhoone on hoitud heas korras. Kiriku aias puhkavad paljud Käsmu kunagised meremehed, talunikud ja nende pereliikmed. Kalmistuvärava kõrval on Tiedemannide hauaplats, kus puhkavad nii kapten Oskar Tiedemanni abikaasa Annette kui ka tema varalahkunud tütar Signe. Tütre mälestuseks 1937. aastal valminud skulptor Juhan Raudsepa pronkskuju peetakse Eesti üheks kaunimaks kalmistusskulptuuriks. Kuna mootorpurjekad olid end maailmas kaubaveol õigustanud, hakkasid ka purjelaevadega harjunud Käsmu laevaomanikud nende vastu huvi tundma. 1920. aastate algul ostsid Käsmu laevaomanikud eesotsas Oskar Tiedemanniga Ahvenamaal ehitatud 4-mastilise mootorkuunari Madonia.
sakslastele 1941. aastal sõjasaagiks langenud laev jäeti Danzigi sadamas kasutuna seisma, kuni see vrakiks muutus. Rohkem purjelaevu ja mootorpurjekaid ei soetatud ning edaspidi olid kõik juurde ostetud laevad kasutatud kaubaaurikud. aurulaevad olid purjelaevadest küll oluliselt kallimad, kuid nende suurem kandevõime lubas vedada kordades suuremaid laste. Laevaühingu asutajateks ja suuremateks osanikeks olid Jakob Christenbruni pojad kaugsõidukaptenid Gustav ja Eduard Christenbrun. Tallinnas Vabaduse platsil asutati kontor, mille juhatajaks valiti kaugsõidukaptenist laevaomanik Oskar Tiedemann. Joosep Christenbruni vanema tütre Anette abikaasa oli Käsmu laevaomanike tramplaevandusäri looja ja tegevjuht kuni 1940. aastani. Vendadest kaptenid Christenbrunid ning kapten Gustav Bruun olid ühtlasi kõige suuremate osadega laevaomanikud. Kui mujal Eestis osteti talusid ja maid, ostsid käsmulased laevu. 1919. aastal oli 42 aastat merd sõitnud teraskerega purjelaev Carmen ehitatud Prantsusmaal ümber 2 aurukatlaga aurikuks. Auriku Nemrakost pani aluse nii ühingule Käsmu laevaomanikud kui ka Käsmu aurulaevade ajastule. Järgmistele aurikutele anti Käsmu laevaomanike naiste ja tütarde nimed. 1927. aastal soetasid Käsmu laevaomanikud auriku Hilda. Laev väljus 1938. aastal metsamaterjali lastiga Soomest Kemi sadamast Botnia lahele. Rootsi rannikul sattus laev karile ja purunes. Meeskond päästeti. 1928. aastal laevaomanike poolt ostetud aurik Lenna hukkus 10 aastat hiljem tormiga Põhjamerel, pardal saematerjal. Meeskond päästeti Saksa reisilaeva poolt. Veel samal aastal soetati ka aurik Linda. Kivisöe lastiga auriku uputas 1940. aasta veebruaris Põhjamerel Saksa allveelaev. Päästepaadid said plahvatuses vigastada, kuid meeskonnal õnnestus pääseda tänu tünnidest ehitatud varuparvele. Šotimaal ehitatud aurik Minna oli alates selle ostmisest 1930. aastal Eesti moodsaim kaubalaev. Nõukogude võimu poolt natsionaliseeritud laev sõitis Eesti merelaevanduses kuni 1963. aastani. 1933. aastal ostsid Käsmu laevaomanikud Hollandis ehitatud auriku Boomberg ja nimetasid selle Sigridiks. Aurik uppus sõja lõpuaasta kevadel Kiilis liitlaste pommirünnaku tagajärjel. 1909. aastal ehitatud ja 25 aastat hiljem soetatud aurik Maria oli esimene jääklassi aurulaev Eesti laevaregistris. Alus hukkus 1948. aastal Läänemere lõunaosas Fehmarni väinas kokkupõrkel miiniga. Meeskonnal õnnestus sõuda päästepaatidel Saksamaa randa. 1903. aastal Inglismaal ehitatud kaubaaurik Elna osteti Käsmu laevaomanike poolt 32 aastat hiljem. 3200 brutoregistertonni mahutavusega alus oli Käsmu laevaomanike suurim kaubaaurik. Laev oli Sahhaliini merelaevanduse kasutada kuni 1956. aastani. Ellaks nimetatud kaubaaurik osteti 1937. aastal. Aurik sõitis 28. augustil 1941. aastal Juuminda poolsaare lähedal miinile. Osa meeskonnast hukkus koos laevaga. 1938. aastal soetatud aurik Hildur
oli kiirkäiguline kõrge boordiga metsaveolaev. Sakslaste poolt sõja ajal Hamburgis üle võetud laev sai sõja lõpuaastal Alesundis lennukipommi tabamuse ja hukkus. 1939. aastal viimasena ostetud Aurik Madsen sai Oskar Tiedemanni varalahkunud tütre Signe nime. Nõukogude võimu eest pääsenud laev sõitis Käsmu kapteni juhtimisel Hondurase lipu all maailma meredel kuni 1968. aastani. Käsmu laevaomanikud ja laevajuhid paigutasid teenitud tulu lisaks osaluse ostmisele laevades uue ja moodsa, kuid samas väga praktilise elamu ehitamisse. Suurem osa Käsmu kaptenimajadest ehitati aastatel 1900 kuni 1930. Kaptenimajas oli tavaliselt 3 tuba, köök ja avar klaasakendega veranda. Kaptenimajad värviti üldjuhul heledates toonides, sageli valgeks. Kapten ja laevaomanik Oskar Tiedemann ehitas Sepa talu maadest eraldatud maatükile nimega Lainela Käsmu kõige uhkemaks ja ilusamaks peetud kaptenimaja. Vahetult enne sõda lasi Tiedemann ehitada Nõmmel funktsionalistlikus stiilis suure villa. Villas on majutatud kõrgeid väliskülalisi nagu Iraani šah, Indira Gandhi ja Mihhail Gorbatšov. Eelmise sajandi algul hakkas Käsmu koguma tuntust ka suvituskohana. Suvitajad saabusid 1920. aastatel Käsmu ja Võsule peamiselt meritsi, kuna autobussid sel ajal rannaküladesse ei sõitnud. 1921. aastal alustas Tallinna Loksa, Käsmu ja Võsu vahel laevareise ratasaurik Kungla. Kuna Käsmus ja Võsul sadamat polnud, toimetati reisijad laevalt maale paatidega. Alanud maailmasõda lõpetas Käsmu laevaomanike pool sajandit kestnud eduka laevandusäri. Kaupu võis vedada ainult mittesõdivatesse ja erapooletutesse riikidesse. Sõdivad riigid hakkasid laevu kinni pidama ja saatma kontrollimiseks sadamatesse, kus need jäid ankrusse pikaks ajaks ja tõid laevaomanikele suurt kahju. 1940. aasta kevadel läksid merele ainult üksikud Käsmu laevad. Suurem osa meremeestest jäi Käsmu, kuna alanud sõda oli sulgenud peamised laevateed. Suveks koju jäänud meremehed olid midagi sellist, mida polnud Käsmu külas varasemalt kunagi kogetud. Leidmaks rakendust hakkas osa meremeestest tegelema kalapüügiga. Laevade riigistamise ajal seisis Käsmu laevadest Tallinna sadamas ainsana Aurik Maia. Hiljem anti punavõimudele üle veel 5 välisssadamates seisnud Käsmu laevaomanike Aurikut. 10 Käsmu küla meremehed kaotasid sõjatingimustes elu, sõites laevaga miinile või langedes õhurünnaku ohvriks. 1944. aasta sügiseks oli külaelanike arv kahanenud 1/3 võrra, kuna paljud olid lahkunud Nõukogude võimu eest läände. Pärast Nõukogude võimu kehtestamist suleti rand osaliselt traattõkkega ning kalapaadid võeti piirivalve kontrolli alla. Käsmu jäi piiritsooni, kus võis viibida ainult loa olemasolul. 1949. aasta maikuus
asutati Käsmus kalurikolhoos Õige tee, mille 10 kaluril oli kasutada 3 mootorpaati. Kolhoosi aastatel lahkus tööotsinguil 1/3 külaelanikest, kuna kolhoositöö ja kalapüük peret ei toitnud. Käsmu jäid peamiselt vamemad inimesed, kes elatusid köögiviljakasvatusest, loomapidamisest ja kalapüügist. Saksa okupatsiooni ajal oli Vana-Jüri otsal alustatud 2 purjelaeva ehitamist. 1944. aasta sügisel asutati paatide ja laevade ehitamiseks artell Käsmu ja laevakeredest otsustati ehitada pukseeritavad jõepraamid. Mõne aasta möödudes praamid küll valmisid, kuid neid ei suudetud vette lasta. Praamid lagunesid poolsaare tipus merekaldal veel 1970. aastate algul, kuni need lõpuks kellegi poolt süüdati. Järgnenud pooleks sajandiks sai Käsmust raskusi trotsivate randlaste, laste suvelaagrite, kaubandustöötajate ja loomeinimeste puhkeküla. Tarbijate kooperatiivide vabariiklik liit omandas merekooli hoone ja mitmed suured kaptenimajad, mida hakati kasutama oma töötajate tarvis puhkemajadena. Sepatalu maadele rajatud Lainela kompleksi ehitati juurde hooneid ja sellest sai ETKVL-i süsteemi töötajate laste populaarne pioneerilaager. Pioneerilaagri kasutada olnud Tiedemanni kaptenimaja hävis 1964. aastal aset leidnud tulekahjus täielikult. Ainsana on endistest hoonetest säilinud 1925. aastal ehitatud saunamaja. Tõnikse 11 toaga talumajast sai Tallinna teise toidukaubastu puhkekodu. Külakeskuseks oli bussipeatus koos Laurimäe talu elumajja rajatud Tapa tarbijate kooperatiivi kauplusega. Rannamändide puhkebaasi hoones suvedel tegutsenud kohvik oli populaarne nii käsmulaste kui ka puhkajate seas. Käsmu meremuuseum võtab vastu külastajaid 19. sajandi lõpukümnendil valminud endises piirivalvekordoni ja merekooli hoones. Hoonet on kasutanud nii tsaaririigi, esimese Eesti Vabariigi kui ka Nõukogude piirivalve. Käsmu muuseumist võib igaüks midagi leida oma jaoks. Käivad siin erinevatest riikidest, 75 riiki on tulnud inimesi. Ja siis minul eesmärk on esimese asjana, ma küsin ikka, mis riigist nad tulevad ja siis püüan rääkida seoseid, mis on Käsmul ja siis selle riigiga. Et selleks on mul postkaardi kollektsioon iga riigi kohta, kus on merd. Ja sööja meremehed said koju saata ainult postkaardiga, muud kontakti koduga ei olnud. Et saatis kirja või postkaardi, et olen sadamas ja tervis on korras ja et järgmine sadam on see, kuhu võib järgmise kirja saata. Meremuuseumi eksponaadid avavad huvilistele Käsmu küla, käsmulaste laevaehituse, kaubalaevanduse ja kapteniküla ajaloo. Muuseumikogu kajastab küla arengut, kalapüüki, salakaubavedu, laevaehitust, kaubalaevandust ja laevajuhtide koolitamist. Vestibüülis on võimalik tutvuda laeva ja paadimudelite, vanade merekaartide ja Käsmu küla ajalugu käsitlevate fotodega. Eksponaatide hulgas on kaardid, kompassid, sekstandid, kronomeetrid, laevamudelid, maalid ja muu merendusega seotu. Ja mul on muidugi olemas ka atlas 17. sajandist, kus võib iga riigi kohta midagi näidata. See on Mauritiuse atlas, koopia, originaal on 1,60 on lehepikkus, siin on 80. See on Saksamaal tehtud koopia ja siin on maailma atlas, ja ma võin igale külalisele midagi näidata. Koopia on tehtud 72. aastal, aga tegelikult on kaardid on
17. sajandist. Eksponeeritud on ka laevaehitusel kasutatud puidutööriistad. Kalapüügitoas on võimalik tutvuda erinevate kalapüügivahendite nagu ahingute, püüniste, võrkude ning kalurite ja talunike igapäevaste tarbeesemetega. Saalitoas on esindatud muuseumi kõige hinnatumad ja erilisemad eksponaadid.